kuidagi takerdus ja uuesti ühendust luua. Halleluuja, täname sind, Isa, et õnnistan seda internetiühendust Jeesuse Kristuse nimel. Õnnistasin seda ennem, kui ma üldse ühendusse astusin, aga ometigi, Isa, meil on sinu ees nii suur rõõm paluda ja tänada. Täname sind, kallis Isa, et sa oled siin, et sa oled meis, sa oled meie juures. Sõna ütleb, et sa oled meis ja meie ümber, sa oled helde, sa oled armuline, sa oled meie jaoks alati kohal, sa oled halastav, tundlik, tark, sa kuulad, sa näed kõike. Sa oled troonil, meie Isa, ja Jumal, su poeg on paremal käel. Nii et me täname sind, Isa, täname sind, Püha Vaim, täname sind, poeg, et sa lubad meil läbi elada nii halbu kui häid olukordi, halbu kui häid aegu. Me täname sind, me tahaks muidugi kogeda ainult häid aegu. Suurim arm on, et sa oled selles kõiges meiega kaasas, meie eludes, tunda, kogeda sind, õppida tundma enam ja enam neis olukordades, millest me läbi läheme. Tänan sind kõige eest, Isa. Ma olen väga tänulik, kõik tuleb ju kasuks neile, kes sind armastavad, nii ütleb ju sõna. Õnnistan sind, imeline sõber, õnnistan sind, südame kuningas, minu issand, minu jõud, võimekuse tagatis. Sa oled alati minu, võime öelda, meie poolt, sa ei ole kunagi meie vastu, sest me oleme su pojad ja su tütred. Tänan sind, Püha Vaim, austus ja ülistus sulle. Tarkuse ja ilmutuse vaimu eest, mida Paulus õpetas meid paluma. Me palume, issand, ja täname selle tarkuse vaimu eest, et sa avaksid meie südame silmad, et me tunnetaksime enam ja enam Jumalat. Jeesuse nimel, su palge ees, sa ei lähe meist mööda. Sa annad meile oma juhatust, oma tarkust ja selle me võtame vastu. Sina hoiad meid, sina lased meid seista ja käia tõe teel. Sa lubad meil kanda palju vilja sinu auks. Las meie vaim ja mõtted olla täidetud taevarikkalikkusega. Taevarikalikkuse all, ma usun, me mõistame, see on headus, heldus, rõõm, julgus, vabadus, et elada Jumala kuningriigi väärtustega ja et meie vaimus ei oleks kavalust. Ma tänan sind, Isa, et sa kuuled palveid. Ja nii nagu ikka me tsiteerime ja ütleme, et see on minu piibel. Küll ma olen tänulik, et meil on piibel, kirjutatud sõna. Ma olen see, mis selles on öeldud, ma olen. Ma suudan, mis selles on öeldud, ma suudan. Ma oman seda, mis selles on öeldud, ma oman. Ja nüüd ma kuulutan julgelt. Mu teadvus on valmis. Mu süda on avatud vastu võtma laitmatut, muutumatut, igavesti elavat seemet, Jumala sõna. Ja see muudab minu elu igavesti Jeesuse Kristuse nimel. Tahaks alustada sõnadega laulust 94 ja salmid 12 ja 12, 13 ja võib-olla 14 ka loen. Nii et siin ta ütleb küll, õnnis on mees. Õnnis, ma kujutan ette, et on naine ka, sest et nii ei ole mingeid muid sugusid, on mees ja naine ja sellepärast õnnis on mees, keda sina, issand, karistad. Kui jaburad sõnad esimese asjana hakata lugema, aga ometigi ei ole siin see olukord, et saaksin ometi karistada, vaid siin on see, et meid kutsutakse meeleparandusele. See on see, et me mõistame, et me kuskil panime puusse ja see kõlab ka, et õnnis on, keda sina, issand, karistad ja kellele sina õpetad oma seadust. Kujutage ette, vahest me ei saa seadusest nii aru, sest meil on olnud enne mingi minevik ja meie seadused on olnud väärastunud. See tõde on olnud teistsugune varasem. Nüüd tulles Jumala juurde lugedes ta sõna, me kuidagi õpime ümber. Me õpime oma mõtlemist mõtlema ju täitsa teistmoodi, on ju?
täiesti nagu ennem, ahah, nii võib ju, noh, nagu öeldakse, hammas hamba vastu ja rusikas rusika vastu ja oi, ma ei anna andeks, vaat, elagu siis ilma minu andestuseta. Aga Jumala sõnas hoopis teised asjad, hoopis teised mõistmised. Süda on hoopis avatum, et temale anda. Vaadake, kuidas ta ütleb nii ilusti, et temale, sellele, keda ta õpetab, keda ta juhendab, keda ta parandab, keda ta kasvatab, anda vaikset elu kurjal ajal, kuni õelale kaevatakse auku. Ei kaeva ka Jumal seal kuskil auku mitte kellelegi, vaid teab meie oma teod, meie oma otsused, õelused, õelutsemised, andeks andmatus on see, mis seda auku kaevab. Ei tule Jumal kellelegi auku kaevama. Nii olen mina saanud Jumalast aru. Ja täna, kui ma teiega tahan jagada, siis ole kannatlik, võib-olla ma väga palun, et sa oleksid kannatlik, sest siin lõpus ma kuulutan välja prohvetliku sõna, mida sain mina oma palvekambris ja kõige hämmastav minu jaoks see, et ma sain just kuulasin see Briti Global Prophetic Alliance'i ühte teenistust, see oli kas oli mingi 349 ja seal olid 3 prohvetit ja nad rääkisid täiesti seda sama printsiipi, nii et kujutad ette, mina olen siin, nagu öeldakse, omast arust, nagu, või mitte tähtsusetu, seda ma ei taha öelda, sest ma ei ole tähtsusetu, ma olen Jumala tütar. Aga et kuidagi mõtled, et ma siin väikses kohas, kujutad ette, Jumal räägib neile samu asju. Kas see ei ole siis see, justkui, et Jumal on oma perekond ja ta teeb selles perekonnas tööd. Ta teeb oma poega ja tütarde hulgas tööd. Ja selle mõtte kinnituseks ma tahaks veel öelda, sest meie Jumal, algselt ma ei mõelnud, aga tegelikult ma lihtsalt ütlen, tsiteerin, sa ei pea lahti võtma, et 5. Moosese raamatus 7:9 ütleb issand enda kohta, et ma olen su Jumal, ustav Jumal, kes lepingu peab ja heldust osutab 1000 põlveni neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Vaat selline on meie Jumal ja me oleme oma Jumala sarnased. Meil ta kujundab meis just selle sama õpetamise kõigega, ta kujundab meis seda ustavust ja meie kogudusel on eriti kõnekas, sest meil on lausa see visioon, eks ole, et selle ustavusega on meie koguduse visioon täiesti seotud. Aga tahaks siin praegu 31 laulud ja 31 ja salmidest, ma kohe ütlen, mis salmid, 31 ja salmid 22 ja 24. Vaata, vahest on inimene olukorras, olete kuulnud, et keegi ütleb niimoodi, et tead, sa oled hädas, ega Jumal sind ei kuule, ta on sind maha jätnud. Ma ei tea, kas keegi on niisuguseid sõnu kuulnud. Või mõni ütleb, oi, ma olen eksinud, Jumal mind enam ei kuule, ma tegin pattu, eks ole. Siis võiks ju Taavet ka öelda, et Jumal ei peaks seda üldse enam kuulma. Esimene asi, mis ta palub, Jumal ära võta minult ära oma püha vaimu. Ja Jumal ei võtnud talt ära seda. Eks teatud asjad, tema tegu kandis ühe vilja. Ma ütlen oma hädas. Ma olen ära lõigatud su silma eest. Nii, kui me oleme hädas, siis meile tõesti väga sageli tundub. Me räägimegi selliseid sõnu, et ma oleks nagu Jumala küljest ära lõigatud. Ta justkui kõnetaks mind, ma ei kuule teda, ma olen hädas, ma olen ähmi täis. Siiski, ütleb, sa kuulsid mu anumise häält. Ja kui ma sind appi hüüdsin, sa kuulsid mind. Ja 24, armastage issandat, kõik tema vagad. Issand varjab ustavaid, aga ta tasub rohkesti kätte neile, kes ülbesti toimivad. Et mina olen aru saanud, et Jumal on üks nii suure, ühel palve hommikul, kui ma palvetasin oma palvekambris, siis ta ütles mulle, see kõlab mu sees ikka veel, et kas sa usud, et ma olen suur Jumal? Kuidagi see kõlab niimoodi, et miks ma ei peaks uskuma, et sa oled suur Jumal, eks ju? Aga siis tuleb alati see, et kui minul tulevad teatud olukorrad, siis ma teeks Jumala nagu väikseks. Sest ma nagu ei usu, et ta mind aitab ja et sealt tuleb lahendust. Sest lahendust mul ju ei paista, eks ole. Mul ei paista mingit lahendust. Ja siis näib umbes, et nagu mitte midagi ei toimi. Ja siis kui Jumal ütles, et kas sa usud, et ma olen suur Jumal?
muidugi ma väga kiiresti vastasin, ma usun, et sa oled suur, võimas, kõikväeline. Mul tuli mitmed need metafoorid tulid kõik sealt järgi. Ja siis ta ütleb, aga usalda mind. Usalda mind kui suurt Jumalat. Ahaa, usalda, ma olen suur Jumal. Minu, tema tütre jaoks, ma ei ole tähtsusetu element, ma ei ole kuskil keegi, miski, midagi, olen kuskil mingit koma täidan, mingit kriipsu täidan. Ei, ma olen Jumala plaanide sees. Ta ütleb, armasta issand kõik tema vagad. Ta võtab nagu perekonda tervikut. Ja kui me ka vahest hädas hüüame, et no Jumal, sa oled küll mind ära lõiganud ja ometigi pärast, kui see olukord on möödas, siis me ütleme, Jumal kuulis mind. Jumal vastas mulle. Jumal tegeles seal olukorraga. Vahel läheb tagant järgi, me saame aru, vau, milline Jumal. Aga seda me ei saa siis aru, kui me hädas oleme. Aga Jumal teab, et nii on. Tead, täna tahaks kui küsida, et kus saada praegusel ajal jõudu? Kus sa saad motivatsiooni? Kus sa saad suunda? Kes sind korrigeerib? Ütleme, et vahest on mõni hea sõber ja tuleb, ütleb, kuule, tead, sa panid natuke siin kohas üle või sa olid siin natukene, mis iganes. Aga vahest ei öelda. Aga Jumal on see, kes on sinuga. Mina olen aru saanud, ta on nii ülileebe. Ja samas on ta vahel nii vaimukas, nii ülivaimukas, et minu jaoks tema huumor on nii, et ma mingi sõnumi peale mõtlen pikalt ja see jääb mind tõsiselt muikama ja itsitama lausa isekeskis. Et kust me võtame siis selle, kas või küsiks, kust me võtame selle inimkonna jaoks, terve inimkond on ju praegu, kus hakkavad sõjad, kõik asjad, tead, see koht meie jaoks on vaimumaailm, see on tema vaim. See on tema sõna. Ta vaatab ikka meie inimese peale. Tead, ta vaatab nii kaua, kui me siin maa peal elame, ta teab, me siin oleme. Ja tead, ma ütlen sulle, ja see ei ole sulle mingi uudis, sinu olemine siin maa peal on ajutine. On ju? Me kõik teame seda. Aga vahel just, kui me tegeleme nende, nagu, kuidas ütleme, nende pisiasjadega nii põhjalikult, oma mõttes, me trambime neid pisiasju, me võtame oma mõtetest, oma meeltest ära positiivse rõõmu, me niimoodi jahume neid mõtteid oma peas. Me ekseldame neid parempidi ja vasakul nagu pannkooke ühtepidi, teistpidi, selle asemel, et seista selles paigas ja öelda, tead, mina olen praegu siin, selles paigas siin. Oi, tead, minu elu on nii pisike tähtsusetu. Ma juba ammu enam nii ei mõtle. Vahel ma räägin nagu võrdlusmomendina, aga päriselt minu sees ei ole üldse seda tunnetki, et ma olen mingi tähtsusetu, mingi pisike vint. Isegi kui see koht, kus ma elan, on suhteliselt väike ja kui ma ütlen, et Palivere, siis paljud teagi, kus see koht on. Ja mul pole sest mitte midagi, teie ei tea, aga teate, kes teab? Jumal teab. Jumal teab täpselt, kus ma elan. Ta teab isegi, et ma elan siin ja ta teab, kui vana ma olen, ta teab, mis on minu seis, terviseseis ja kõik siukest asjad, tervisekaardid on tal seal kõik olemas. Ja huvitav on see, et kuigi enne meid on siin, ma usun, selles paigas elanud aastasadu, aastatuhat võib-olla erinevad inimesed. Aga täna nad ei ela siin, täna elan mina ja sina ja meie ja teie. Eks nemad täna ei ela siin, mina elan, sina elad. Ja nüüd, ma ei tea, kas sa oled nii mõelnud, aga mõtlesin, kujutad ette, nad kõndisid samas kohas, kus mina. Võib-olla on mõni maantee tehtud asfaltiteeks ja võib-olla kunagi oli kruusatee või mingi munakivitee või mis iganes või poritee. Ka see võis olla siin selles paigas, kui me mõtleme ajalooliselt tagasi. Aga ta kõnnib samadel teedel, kus mina. Ta võib-olla armastab isegi sama asju nagu mina kaasajal. Ta armastas ka võib-olla merd nagu mina. Ta võib-olla armastas ka linnulaulu ja veevulinat ja hommikuid. Kohutavalt armastas. Aga teda ei ole praegu siin, mul ei ole temaga mitte mille, ma ei saa temaga rääkida.
Aga kui ma mõtlen inimestest, keda ma veel mäletan, kes siin maa peal on elanud, mulle on jäänud meelde nende elu, kuidas nad oma elu elasid. Nende pühendumine, nende otsused, nende püüdlused. Ma olen tundnud inimesi, kes ütlevad, et ma kuidagi tunnen, et mu elu on vist üürike. Ja kuidagi ta elas oma elu tohutu tempoga ja tegelikult elas väga vanaks. Ja elu oli väärikas, lugupidav, teisi lugupidav, tulemuslik, kõik räägivad temast väga hästi. Samas võib teine olla tõesti, et ta elaski lühikese eaga, see oli niivõrd intensiivne, see oli niivõrd võimekas, see oli niivõrd armastust ja soojust jagav, et sulle piisas sellest, et terve elu selle armastuse peal elada. Ja siis mõtled keegi, kes, mina olen siin, ma võtan, mis ma tahan, ma teen, mis ma tahan, mul elupäevi küll. Ja tegelikult ta elust nagu ei jäägi midagi järgi. Mul ei ole midagi meenutada, võib-olla te isegi oskate sinna tagasi minna, kus mõtlete, et on mõni inimene, kelle pikk elu iga on nii tühine, väga pikalt elas. Ei ole tal sõpra, kedagi, millest see tuleb, ma ei tea. Ma ei ole täna siin, mu mõte ei ole üldse kellegi üle mingit otsust või kohtu otsust anda, vaid mõtiskleda pigem oma väärtuste üle ja mina ei saa omal aastaid juurde anda, sina ei saa, aga piiblis on öeldud väga selgelt, et teie elupäevi ei lühendataks sellel maal, kus te elate. Eks, kui selle paika käekäik on hea, siis on sinu käekäik hea. Nii kui me lugesime, ma isegi selle rahutusmaailmas, ma annan teie minu ustavad, ma annan teil rahu. Lihtsalt, mujal on sõda, aga ma teile annan rahu. Isegi sõja sees sa võid olla, ta annab ikka selle sees rahu, sest nii ütleb Jumala sõna. Piibel räägib sellest mõttest, et mõnel on antud ja ta ei ela oma elupäevi lõpuni. Ja selle põhjuseks ei ole mitte see, et tal oligi antud vähe elupäev, vaid selle põhjuseks, et ta kulutas seda, mis tal oli antud. Ta raiskas oma potentsiaali, ta ei pidanud sellest mitte midagi. Piibel ütleb väga selgelt, meil on 120 aastat täiesti normaalne. Aga üha enam me kuuleme, vaevalt 60 elatakse täis. Väga noorel. No me ei ütle, et see, ma ei oska öelda statistilist keskmist, sest ma ei ole seda statistikat nagu hetkel ei tea. Aga mõned, me kuulen siit ja sealt, nooremad veel kui 60 inimest lihtsalt surevad. Silt, plaks, läinud. Infarktid, insultid, kasvajad, mis iganes. Nii et tark on valida armastuse, helduse, andestuse, abivalmiduse positsioon, need on kuningriigi määratlused. Ja et me saame seda teha tema abiga siin. Ma usun, et Jeesus aitab täna sind seda sõnumit kuulata ja olla ka tema kuningriigi väärtuste kandja ja levitaja. Et sa võtad vastu selle õnnistuse, aga mitte õnnetuse. Kuigi minu tänase jutluse pealkiri on, ma leidsin täpselt need kirjad või need sõnad piiblist ja me pärast jõuame selle kirja kohani. Ja minu pealkiri on täna, mina annan õnne ja toon õnnetuse. No kuidas need kaks asja kokku lähevad? Aga ma tahaks sulle täna jagada, kuidas Jumala vaim seda mulle avas. Ja tihti me nagu, ma ei tea, kas teie olete teinud, aga mina vahest, kui ma nagu tsiteerin siin Peetrust või midagi, siis ma olen Peetrust kuidagi tsiteerinud umbes nii, et et on natukene pööru ja natuke minu moodi. Millegi pärast ma olen niimoodi mõelnud, aga kuidagi äkki ühel hetkel, ma ei oska seda selgitada, ma lihtsalt ütlen, kuidas see tunne, jõudis minuni mõistmine, et Peetrus oli hästi pehme, hästi suure südamega. Isegi ma ei oska teile muud öelda, lihtsalt see tunne. Lihtsalt see, et lihtsalt loed ja kuidagi saad aru. Ma ei tea, kus see tuleb. Ma võin öelda teile tõesti, see on minu isiklik. Mis ma sellest teiega jagan, eks ole, see on mu isik, aga samas ma usun, ka sina oled seda kogenud, et Jumalalt tuleb vahest ilmutus. Ja see ei tule mitte kuskilt mujalt, see tuleb ainult Jumala käest. Me võime, kuidas on võimalik üldse Jumalat tunda? Piibel räägib väga selgelt. Jumalat saab tundma õppida
niimoodi, et sa elad temaga koos, käid oma igapäevastes asjades, loed ta sõna, palvetad ja siis sa tunned Jumalat ikka enam ja rohkem ja rohkem. Ja siis mina võin küll öelda, ma panin siia endale kohe kirja, kuidas ma mõtlesin kodus. See suhe on nii lähedane, soe ja hea, jäägitult imeline. Vahest pikalt ootamine. Ja nüüd, kui ma Jumalat tunnen ja ma olen väga tänulik selle eest, et ta mu elus on, ma võin käia nii headest kui halbadest aegadest niimoodi läbi, et mingi aja pärast ma tõden, kui ma halvast ajast läbi käisin. Need halvad ajad olid mul õppetunnid. See oli minu tarkuse tagatis. Ja need ei olnudki üldse tagantjärele mõeldud üldse nii halvad. Ja samamoodi on ka konfliktidega, mis meil inimeste vahel on. Kui sa oled tark ja tõded seda, et mõnid inimesed kardavad niimoodi konflikti, et ta ei lahenda mitte ühtegi konflikti ära. Ta ei lahenda mitte midagi, ta ei räägi mitte midagi, ta ei räägi oma südant välja. Kuidas sa saad siis Jumalaga rääkida? Kas sul ei olegi siis Jumalale ühtegi küsimust? Ma arvan, et on. Me oleme loomu poolest Jumala moodi ja meil on üks olemise viis. Teate, kuhu ma tahan jõuda selle on jah, ma saan aru, et mu endal ka, kui ma seda nagu neid mõtteid proovisin kirja panna, siis tegelikult lugesin ühel päeval niisuguse mõtte, et bioloogid räägivad, et meie ihus on niisugused rakud, et kui need rakud meie ihus satuksid meie aiu, siis nad purustaksid meie aju täielikult. Ja Jumal on loonud nii, et seal ees on mingi filter ja ta ei lase neil rakkudel meie aia sattuda. Ma tahaks sinuga nüüd täna rääkida, et vaata, et sa omad vahest konflikti iseenda ja Jumala, sa omad ühte konflikti, eks ju. Ta ütleb lausa, et kujutate, konflikt on sinu enda ihus. Bioloogid ütlevad sinu ihus, kui need rakud, mis kuskil on, oled sa kuulnud niisugust asjad, et on see reesuskonflikt. Eks ju, täiesti olemas. Toimub see, nagu ütleb, meie ihu hakkab enda immuunsust sööma. Täiesti tulevad sellised asjad. Kuidas? Miks? Ja see on just nagu näide sellest, et sellised konfliktid on olukorrad, nagu ütled, kui minu üksik ihus võib olla konflikt, siis võib olla konflikt ka selles, et ma ei pruugi aru saada kõigist asjust nii, nagu see tegelikult on. Mul on vaja selleks Jumala ilmutust. Ja nüüd sa kogedki emotsionaalselt ja füüsiliselt valu ja Piibel ütleb selle kohta nii lihtsalt. Aga kõik, kes Jumalat armastavad, see tuleb neile kasuks. Sellel hetkel, kui sa valus oled, sa ju ei tunne seda, eks? Vahel mõnel on niisugune probleem või terviseprobleem, et ta kannatab seda kogu aeg. See on nagu pidevalt väike valuimpuls. Mõnel on lihtsalt mingi vaev. Et ma eeldan, et sina ja mina me oleme kogenud isegi niisuguseid mõtteid, et nagu multikates umbes nii, et siin õla peal istub, Cherry multikas vist oli niimoodi, eks ole, et kass vaatab, tee seda, tee seda, tee seda, tee seda, tee seda. Ja siis me oleme nagu, teed kogu aeg, seda, ei, seda. Ja tegelikult tulevadki niisugused mõtted meile. No nii palju mõtteid tuleb. Nüüd, kui me oleme selles raskes olukorras, ma puudutan seda veel kord, sest ma vaatan oma konspekti ka, et selles olukorras olles ma mõtlen, et kohutav olukord. Ja siis, kui see on möödas, siis ma leian sellest olukorrast isegi huumorit. Näiteks mina olen kuulnud meeste oma abikaasa, kui nad räägivad Vene sõjaolukordi. Ta ütleb, et kui nad seal oli, asi oli naerust ja kaugel. Aga kui nad tulid sealt sõjadest tagasi, nad rääkisid neid hämmastavaid lugusid, kuidas selle lume peale joonistasid tulpe, joonistati lume peale, toodi täiesti elavad tulbid ja joonistati rohtu niimoodi lume peale, sest mingi ülemus pidi tulema sinna Kordonisse või kus iganes. Ja nad räägivad siukseid jaburaid lugusid ja nüüd nad räägivad seda niimoodi, et lausa huumoriga ja naeravad ühel hullem kui teisel, mismoodi süsteem toimis. Ja tõesti, me mõtleme ka vahel, aga tead, mis asi see siis on? Ma proovin oma mõtet ikkagi hoida nii, et tegelikult kui Jumas ütleb, kõik meie tuleb kasuks neile, kes issandat armastavad. Tead, ma ütlen sulle veel,
kõik su kannatused tulevad rõõmuks. Nii, kui sa näiteks inimesed, kes on kliinilises surmas olnud, kui ma oma ihust välja, nad vaatavad ennast, et inimene on seal autoavaaris, on neid tunnistusi, mul on üks terve raamat, mis sellest räägib, et kuidas ta vaatab oma ihu peale ja ütleb, et ma peaksin olema surnud, aga ma ei ole surnud, ma olen elav, ma vaatan oma ihu peale ja see kõik, mis nad siis seal tunnistavad, see on ainult see, meil on olemas vaimumaailm, täiesti reaalne vaimumaailm ja on asjad, millele me nii tohutult pühendame aega, aga need on ajutised ja mõned on lausa olematud asjad. Mõned on lausa, neil ei ole oma seda olemise, kuidas öeldakse, substantsi. Nii, ma kohe jõuan sinna. Ma võtan nüüd lahti nii nagu sina ja mina, ma tahan, et sa võtaksid pildi ja läheme nüüd Jesaja raamatusse 45. peatükki ja loeme seda 45. peatükki, sest mu meelest see kuidagi niimoodi, ma olen seda piibli kohta palju lugenud, ma olen selle kohta saanud erinevaid ilmutusi, aga seekord ma kuidagi mõistsin seda olukorda, nagu Jumal kõnetaks, mida Jeesus tegi meie jaoks. Ja te siin alustab kohe niimoodi, et koores Jumala tööriist. Niuke tunne, et ma paneks Jeesus Jumala tööriist. Ja ometi ta on Jumala poeg, kelle paremast käest ma olen kinni haaranud, et alistada tema ees rahvaid. Kas läheb nüüd jutt kokku, eks ole ju? Täpselt Jeesuse töö on ju. Et alistada tema ees rahvaid ja päästa lahti kuningate vöösid. Kui kuningad on, nagu ütleme, sõjarüüs, öeldakse, kuningad panevad vööle ja siis kõik see asjad lähevad siia vahele ja siis lähevad nüüd lahingusse. Et päästa lahti need vööd, võtke vabalt ja avada tema ees uksi. Ja kui mõni kuningas on väga sõjakas, mõni valitseja, mõni meelevallatseja on nii sõjakas, Jumal ütleb, ma päästan lahti tema selle sõjarüüb. Ta ei sõdi su vastu. Ta avab uksi, väravaid, et ei jääks tema eest suletuks. Nüüd seesama, kellest ta kinni haaranud, Jeesusega ta läks sellest läbi. Mina käin su ees, ma teen kingud tasaseks, ma purustan vaskuksed, ma raiun katki raudriivid. Kui sa nüüd mõtled, et sa oled Jeesuses Kristuses, selles Jumala pojas, see oled sina, ta teeb seda sinu ees. Oi, aga miks siis naabriga läks ütlemiseks? Jäta, see on see, eluolukorrad tulevad, nüüd sellest sa oskad ka Jumala tarkusega välja tulla. Mis sa tahad öelda, et mitte ühtegi vastu tuult ei tohiks sinu peale tulla, siis sa saad aru, et ma elan niisugusel maal, kus Jumal õnnistus minuga. Ei, tead, kui palju tuleb vastu tuuli, sest on keegi, kes on Jumala plaanidel täielikult vastu, see on saatan. Ja tema kasutab ju ka inimesi selleks, et sulle vastu tuult teha. Kui sa mõtled, miks minuga see juhtus, et täna hommikul tegin kapi ukse lahti ja siuksel litaka sain teistpidi tagasi. Mitte, et mina ei saanud, mul on lihtsalt juhtunud, aga täna ei olnud see lihtsalt. Nii, ja võib-olla sul on sama küsimus. Näe, lõin varb ära, Jumal ütleb, te ei löö isegi oma varvast ära. Et siis mõtled, et mis siin siis nüüd toimub? Kuulge, ärge olge väiklased. Vaatame seda asja kogu kontekstis, mitte ainult seda ühte pisikest rida. Vaatame tervet konteksti. Kui ma suudan edastada, siis Jumal, tulgu mulle appi praegu. Ma annan sulle pimeduse varjust varandusi. Tead, see ei ole pimeduse seest ei anna. Pimedust ei ole olemas. Pimedusel ei ole substantsi olla. Tal ei ole olemise mõõdet, et pimedus on see, et kui valgus tuleb, siis pimedus kaob. Tal ei ole oma olemist absoluutselt. Aga ta ütleb, sealt sulle tundub, et kõik on pime, mitte midagi ei paista. Sealt ma annan sulle varandusi. Sealt pimeduse varjus, sa arvad, et seal mitte midagi ei ole, aga mina võtan sealt välja. Sest pimedus tegelikult, see on, ma võiks sulle täna öelda, kõik need mõtted, mis sa siin peas jahvatad, ma ütlen sulle, neid tegelikult, need on ajutised asjad, need on hetk ainult, need on saatana mõtted su peas ja sa võtad need nagu enda mõtted ja sõtkud neid oma peas ja teed neist juba leiba, aga tegelikult sa peaksid väga ruttu need mõtted endast minetama, väga kiiresti leidma Jumala sõna, mis puhastab su mõtted ja meele. Nii, ma olen ise selle läbi teinud, sest ma võin teistele ka rääkida, tean küll, mida ma mõtlen vahest, hirmsasti mõtlen ja minu tänane jutus on natuke ajatatud ka minu palvekambli ühe sõnumiga, mis Jumal mul ütles. Seda sõna ma ei ütle, aga selle mõttega ma liigun, sest Jumal ütles mulle, midagi rääkis mõtete kohta. Nii, ma annan sulle pimeduse varjust varandusi ja peidupaikadest aardeid.
selleks, et sa teaksid, et see olen mina, issand Iisraeli Jumal, kes sind on kutsunud nimepidi. Ta teab su nime. Ta teab täpselt, et sa elad Paliveres. Ta teab, et sa elad Vasknarvas. Ta teab, et sa elad Krootusel, kus iganes. Oma sulase Jaakobi ja oma valitu Iisraeli pärast. Ma kutsusin sind nimepidi ja andsin sulle au nime. Ehkki, kujutad ette, kuidas ta ütleb siin. Ehkki sa mind ei tundnud. Mina olen issand. Kedagi teist ei ole. Tead, oli kunagi aeg, kus sa ei tundnud Jumalat. Oli ju. Mõned su tuttavad olid ka, nad ei tundnud Jumalat. Tänu sinule sa rääkisid neist Jumalast. Nad võtsid Jumala vastu. Midagi muutus nende elus. Nad olid täiesti need, keda Jumal ei tundnud. Jumal ütleb, vaata, ma teen seda kõike, kui sa mind ei tunne. Ta läheb nagu tagasi sinna aega ja sina tookord mõtlesid, kõik on pime, mitte mingit asja ei ole. Meil oli, ma mäletan, vanasti oli ikka nii, et noored siis mõtlesid, ikka saaks pulma poole päevi, siis nagu pulm käes oli, mis sõna ütleb? No siis surma poole, no täiesti mõttetu elufilosoofia. No kuulge, andke andeks. Ma ei ela selleks, et ainult mehele minna ja siis või naist võtta ja siis elan selleks, et surra. No tere, kas tõesti on see Jumala? Ei ole. Vaat me oleme ikka, no ma saan aru, elutarkuseks, aga tead, jätke järele. Jumala sõna sellest küll nii ei räägi. Ta ütleb, et mina olen issand, 5. salm. Ja kedagi teist ei ole. Ei ole ühtegi Jumalat peale minu. Mina vöötasin sind, ehkki sa mind ei tundnud. Tema hakkas sind varustama. Tema hakkas sind julgeks tegema. Tema tõi su mõtetesse uued mõtted, et teataks päikese tõusu ja loojaku pool, et ei ole ühtegi peale minu. Mina olen issand ja kedagi teist ei ole. Kui palju ebajumalat te teate siin on? Oi, kus teenivad templeid, kujusid, kullast, mis iganes. Tead, näevad kurja vaeva, veavad mäe otsa kivisid. Selleks, et valmistada omale seal kujusid ja siis peale selle need kujukesed ju ei tule sulle appi, eks ole. Neid tuleb kohale lohistada. Siis nad mingi aeg seal vihma käes värv kulub ära, siis sa pead uuesti neile värvi peale kandma. Siis sa lähed selle sama kivi kamaka juurde, mille sa oled mingiks kujuks teinud ja siis sa kummardad seda seal. Jumal ütleb, et no mida sa teed, kas see on tõesti terve mõistus, millega sa mõtled või? Ja ometigi, nüüd ma jõuan selle võtme sõna juurde, kus tuli ka minu tänane jutluse pealkiri. Mina valmistan valguse ja loon pimeduse. Aga me just rääkisime. Pimedusel ei ole üldse substantsi. Mina annan õnne ja toon õnnetuse. Mina issand teen seda kõike. Ja nüüd ma etteruttavalt proovin sulle seda, mis mu vaimu tuli, kui ma seda uurisin ja mõtisklesin ja mõtlesin, kuidas saab olla need kaks asja. Jumal on valguse Jumal, ta ei ole pimedus. Ilusti on piiblis kirjas, mina olen pimedus, oli sügavuse peal, mina tulin, lõin valguse, pimedus kadus ära. On ju, sa tead, piibli algus täpselt see on olemas seal. Nii, siis ta ütleb, et ma annan õnne ja siis ta ütleb, ma toon õnnetuse. Aga ma ütlen sulle etteruttavalt, vaata, Jumal on isa, kes on kogu konteksti sees. Kui nüüd mõne inimese jaoks on see pimedus, et ta Jumalat tundma õppides saab aru, et pimedus on tegelikult valgus, siis Jumal ütleb, et tänu sellele, et mina lõin valguse, kogete teie võib-olla pimedust. Ja mina vastutan selle eest, et tänu minu valgusele teil on võimalus võtta vastu tõde, õigus, te võtate vastu selle, mis on reaalne. Aga nüüd ma natukene jätan selle korraks siia seisma ja vaatan nüüd oma konspekti, kus ma jõudsin. Nii et meil tuleb seda mõista nagu kontekstist ja mõne ihus võib olla pidevalt häda, aga on asju, mis on ajutised ja on asju, mis on igavesed. Nüüd Jumal on igavene Jumal. Ta ütleb, mina valmistan valguse ja loon pimeduse. Ometigi Jumalas ei ole pimedust, eks? Kust me siis, kas keegi valetab mulle, kas keegi räägib mingit valet? Ei, ma annan õnne ja toon õnnetuse, tähendab, kui ma toon kellelegi õnne ja keegi seda õnne vastu ei võta, siis tegelikult pärast ta saab aru, mitte siis, kui ta ütleb Jumalale ei, vaid pärast mingi aja pärast, kui ta jääbki eitama, ta saab aru, ahah,
me oleme Mary Baxteri raamatus, eks ole ju, kui paljud ütlevad, Jumal, kus sa, ma nii armastan sind, kus sa oled, kui nad seal piinlevad. siis ma mõtlen, aga see on ju täpselt nagu piibel ütleb. Tänu sellele, et sa tõid valguse. Ta ütleb, tänu sellele on kogetav pimedus. Mina olen hea Jumal, ma olen sinu kõrval. Ole sina ka minuga koos, lähme koos edasi. Ma ei olegi sul öelnud, et sa pead ise ennast õigeks tegema. Näiteks ilu. See on väga ajutine. Raha, väga ajutine. Isegi ma tean, ma nägin ühte prouat, ta ütles, ta on 87 aastane, nägi välja võib-olla kõige rohkem 67 või mis iganes see võis olla, nägi väga. Ta ise ütles, jaa, mina teen seda ja siis ma teen seda ja siis ma võimlen. Ja mina vaatasin kõrvalt ja mõtlesin endamisi. Ma arvan, et sul on ka lisaks väga head geenid. Et sa oled tubli ennast hoidma. Lõpuni sa ei ikka nooreks. Ikka vananed ju, eks? Mis sest, et kui võrrelda sellega, kui sa 18 olid, no siis sa olid lausa, nagu öeldakse, mis iganes see võib olla. Ajutine on poliitik, ajutine on võim, ajutine on natsionalism, ajutine on fašism, rassism. Kõik, kui keegi on sattunud mingi ideoloogia kütke, siis tegelikult nad lähevad sinna antikristuse valdkonda. Ja ajutiste asjade pärast tülitsetakse. Sugulastega ollakse aastaid riius, sest on nii suur oma õigus. Jumala seadusest on see kõik väljas. Kui me teaksime, kui me peaksime kinni Jumala seadustest, siis ei tekiks seda üldse seda ebakõla. Vaid me siis muutuksime meele uuendamise teel. Mõned on valmis lausa teineteist tapma. Nii et juridisdiktsioon on niisugune asi, et sul on õigus mõista kohut. Nii, Jumal ütleb, et tema on õiglane kohtunik, on ju? Nii, ta on õiglane kohtunik. Ja nüüd me korraldame neid õiguslikke küsimusi, aga ma küsin, millise õigusega all sa elad? Saatan on elajas, valetaja, moonutaja, varastaja. Tema kõik, kui ta kaupleb, ta loodab ainult kasumit. Ma ei räägi sellist majanduslikust kasvust, sest me kõik elame selle sees. Kui keegi teeb tööd, näeb vaeva, palehikis teenib oma leiba, teeb mingit käsitööd, müüb seda, saab selle eest oma elatise, see on nii mõeldudki toimima. Aga kui on see, et keegi teenib kasumit, no ütleme, toon näite, ma müün, mina ei müü, aga et ütleme, keegi müüb narkootikume, saab kohutavalt kasumit. Ja siis tuleb veel, oi, ma toon teile, annetan veel kirikusse ka selle raha. Eks ole ju? Oh, ma toon teile kasumit, ma toon ju teile. Mis te selle raha ära tõukate praegu? Ma tõin ju teile. Aga mis on selle taha? Kõik kasum ei ole selle kasumi nimi. See on anti. See on see, millele see on petmine. Nii et see ei ole mitte majanduskasv. See on üks tehing, mis on nagu saatana printsiip, et levitame, aga saame kasumit. Ja see kasum on, nii et inimene ei ole siin mingi faktor, peaasi, et saaks rohkem kasumit. Ja näiteks, kui sul on firmamärgiga riided. Nii, firmamärk, mina armastan Sketchersit seoses oma põlvedega, need on pehmed mulle, need tallad mulle sobivad. Ma olen ka teisi jalanõusi kandnud, vahest olen ostnud ka täiesti väga odavaid jalanõusid, siis ma tunnen, et mingi hetk see vetruvus, see kuidagi mõjutab mind, see ei ole tähtis. Mõned, kui mul olid noorem, olin, ma panin väiksed jalanõud ka jalga ja venitasin viinaga suureks ja käisin, polnud häda mitte midagi, eks ole. Aga nüüd ma kuidagi nagu, ja saad aru, ja ma olen tuttavad on käinud Egiptuses, Türgis, seal on terve turg täis kõiki firma asju. Nike'id ja Adidased ja kõik, mis iganes seal on. Aga nad teavad, kõik teavad, kes sinna ostma lähevad. Need ei ole tegelikult firmakad. Kvaliteet kohe kannatab. Lähed ostad selle Rolexi kellaga, alati räägitakse, et väga kvaliteetne kõik ja peale selle. Aga lähen sinna kõrvale väikses poodi, sinna kirjutad Rolex peale, aga tegelikult kvaliteet hoopis teine ja me ütleme niimoodi, aga niimoodi pimedusel ei ole olemust ja originaal on see, mis on algselt mõeldud hea kvaliteediga. Keegi teeb koopiaid. Samamoodi saatan ei ole ühtegi seadust ega õigust välja mõelnud. Tema teeb koopiaid, tema moonutab neid. Ta proovib jäljendada seda, mis Jumal on teinud. Ma ei tea, kas ma suudan ennast arusaadavaks teha. Hirm on
ontoloogiliselt, olemuselt täiesti, teda ei ole. Hirm on armastuse puudus, on hirm. Teda tegelikult ei ole olemas, ta on saatana moonutus, eks? Kui ma nüüd sellest lähtuvalt, mis ma täna rääkisin, see ontoloogia ongi olemise õpetus. Hirm on tulnud hoopis mujalt sisse. Me ütleme, meil on antikristus. Anti tähendab ju Jeesuse vastast, see on midagi muud, mis on Jeesusele täielik vastand. Ta ei ole Jeesus Kristus, ta on antikristus. Seda Piibel räägib, ta tuleb. Headus. Headuse vastand, ütleme alatus. Alatusel ei ole tegelikult olemust. Alatist tekib seal, kus äkki ei ole headust enam. Algselt on olemas headus, algselt armastus, algselt on kõik muud asjad olemas. Isegi õiglus, Jumala õigus on algselt olemas. Ja õiguse, nagu öeldakse, moonutus, valel ei ole olemust. Ta eksisteerib vaid tõe puudumisel. Sa küll usud valet, aga tegelikult tal ei ole olemust. Tema eristamiseks ongi tõde. Meie ellu tulevad asjad, mis üleüldse ei eksisteeri. Vaata nüüd, kui jabur tundub praegu mu jutt, kui saatan meile valetab, me võtame seda nagu tõde. Ja kui palju me tegeleme nende asjadega. Ja siis me ütleme, aga mul ju nii on. Aga mis ütleb Jumala sõna? Ta ütleb usust. Usk on see, millest te elate. Uskuge minu sõna. Kui me kunagi olime patus surnud, siis meid tegelikult ei olnud olemas. Nüüd proovi hästi pihta saada sellele. Ma ise omast arust olin nii vaimustatud, kui ma selle kujutad ette. Ma olekski olnud see elav surnu, kui Jumal ei oleks mind lepitanud iseendaga. Ta tegi mind elavaks, uus loodu. See on, ma tean küll, kus see on. Nii, uuesti loodud, see oli, minu meelest mul oli see kirjas, Johannes, ei ole see, Kolossa kirjas oli see kuskil, Kolossa kirjas oli see kirjas, eelmine kord just lugesime. Nii, Kolossa 30, nüüd saad uueks looduks ja sinus on uus olemus. Sa oled rõivastunud nagu uude inimesse, kes pidevalt uueneb, mida tegema? Tunnetama oma looja näo kohaselt. Sul on nüüd nimetus ja see nimetus on, sa oled Jumala laps ja see on täiesti eriline positsioon ja seisus. Ja nüüd, kui me loeme siit seda edasi, nüüd jätame selle kirja lõigu, kui see jäi ka sulle praegu, ma proovin seda pärast veel. Lähme siit edasi. 8. Kastke taevad ülalt ja pilved pange voolama õiglus, mitte viha, mitte kurbus, mitte oma õiglus. Avage maa, et idaneks mis asi? Õnnistus ja ühtlasi võrsuks õiglus. Need on need taeva kuningriigi printsiibid. Mina, issand, olen selle loonud. Häda sellele, kes riidleb oma valmistajaga. Kui palju sa oled kuulnud inimesi, kes ütleb, no kui see Jumal ikka olemas oleks olnud, siis ta oleks ikka seda, teist ja kolmandat teinud. Oled ju kuulnud neid jutte küll, eks? Kui Jumal oleks olnud, ta oleks ikka seda teinud palju paremini. Kui Jumal oleks olnud, siis mu ema poleks ära surnud, kui ma olin 16 ja õde 10. Kui Jumal oleks olnud, siis ta ei oleks seda, teist ja kolmandat teinud. Kuidas sina tead kontekstist välja võttes? Ta ütleb häda sellele. Ja ikka kui lähen siit edasi, kõik 45, järjest loen siit edasi. Nüüd ma olen juba 9. Häda sellele, kes riidleb oma valmistajaga, kild teiste savitükkide seas, kes ütleb, kas tõesti ütleb savi oma vormijale, mida sa teed? Ja ütleb töö, tal ei ole käsi. Häda sellele, kes ütleb isale, mis sa sigitad või naisele, miks sa oled sünnitusvaludes? Nõnda ütleb issand, Iisraeli püha ja tema looja. Kas te küsitlete mind mu laste kohta ja annate mulle käsu mu kätetöö jaoks? Mina tegin maa, lõin inimesed selle peale. Minu käed võlvivad taeva ja mina käsutan kõiki oma vägesid. Tead, ma tahan sulle öelda, sa oled üks võimas isik, sest sa oled vaimus, õigeks tehtud, sa oled uus loodu. Ja nüüd Jumal ütleb sulle täna, vaat sa oled niivõrd auline, sa oled õnnistatud.
Ja kui keegi küsib Jumala käest, nagu need sõnad siin praegu kõlasid, kas te küsite minu käest nõu minu laste kohta? Kui mina tahan, mina õnnistan oma lapsi, ma avan nendes raudriivid, vaskuksed, toon pimeduse varjust neile varandusi, toon rikkusi, mis on ammu kadunud, sest mina olen Jumal. Minu laste seisus on üks niike eriline positsioon, nad on minu lapsed. Ja nad ei ole enam need surma lähevad, need olematud. Nad on kõigile inimestele on antud võimalus, sest Jumal on selle valmistanud absoluutselt kõikide jaoks. See uks on nagu lahti, aga lihtsalt ei võeta vastu. Ja siis me mõtleme, kui Paulus ja nemad käisid seal Siilas ja need panid ta vangi, siis no Paulus ja need, vaata, nendel oli juba suhtumine muutunud. Nad olid öelnud, näed, tulid siia, me räägime head sõnumid, nad tahavad meid tappa. Inimesed ei saa aru, Jeesus ütles ka Annalile andeks, nad ei saa aru, mis nad teevad. Ja me ei hakka üldse ütlema, näed, kui tobedad, kui lollid, räägivad Jumalale vastu. Meie asi on kuulutada rõõmusõnumit avatud südamega, kui nad ei võta vastu, ei võta. Meie elame oma elu nende ees, Jumala seaduste kohaselt, selle kohaselt, et meie eludes on tõde, meie elus on valgus, meie elus on rõõm, kui tihti me ütleme, mina olen siuke negatiivne inimene, tead, või negatiivne niimoodi, nad ei ütle, nad ütlevad, et ma olen siuke kurvameelne. No siis ole, Jumal ütleb, ole rõõmus. Hakka siis endale rääkima, et sa oled rõõmus. Ja minu jaoks ongi see nüüd praegu suur ilmutus, mis Jumal mulle andis. Kui palju me mõtleme selle asemel, et me ei kuuluta välja. Meie suus on, Jumal lõi maa suu sõnadega välja öeldes asjad. Meie mõtleme, nii et ajud ragisevad. Oi, saaks nüüd selle ja saaks ju uue talvemantli ja saaks nüüd need kindad uued ja oi, oleks ikka see. Need on kõik nii tühised ja ajutised asjad. Ja me näeme oma peas nii meeletult vaeva. Oi, millise tutipaela ma panen lapsele pähe. Oi, millise kingipaela ma panen nüüd jõulukingile ümber. Tead Jumal, tead. Vahest me läheme pisiasjadega nii puusse. Kuigi Jumal ütleb, mida te teete, tehke kõik nagu issandale. Südamest, hästi. Isegi kingipaki pael on Jumala jaoks oluline. Ma olen täitsa kindel, kui sa seda teed niimoodi, siis see on kõik vastuvõetav. Sedavõrd, kuidas see on tehtud. Nii et inimesed, kui sa siit loed nüüd edasi, siis ta ütleb, inimesed tulevad, ma äratan tema õiguse läbi ja ma teen kõik ta teed tasaseks. Ma ehitan, tema ehitab mu linna ja vabastab mu vangid. Hinnata meele head, ta ütleb väged issand. Jeesus ju tegi seda. Ta ostis need inimesed vabaks täiesti. Nõnda ütleb issand. Kõik kaubitsemised tulevad su juurde, saavad su omaks, nad käivad su järel, nad tulevad ahelais ja kummardavad sind, palvetavad su poole, ainult sinu juures, Jumal, teist ei ole ühtegi muud. Nad tulevadki su juurde, mõned on ahelates, mõned on nii vaevatud, mõned on teemalikult seotud. Ja vaatame asju kontekstis. Jumal armastab. Olge teiega terviklikud, olge pühad, püüelge selle poole. Ja tead siis, mis sellest võib välja kasvada? Jumal ütleb teie kohta, sa oled puhas, sa oled õige, sa oled püha. Sul on õiged teod. Oi, ma vihastasin. No parandad meelde, lähed edasi sealt, sest tegelikult sa oled seda. Vahel keegi, kes tunneb isegi Jumalat, käitub nagu saatana poeg, lõugab, karjub, peksab naist, mis iganes. Et tegelikult jälle seesama kurjus ei oma seda olemust ja Jeesus Kristus on, kui ta Jumala poolt selle tee meile valmistas, vahel käitume nagu me oleks Jumal on sulle kõik valmistanud, sa teed vahest sellise näo, nagu sul seda ei ole. Näiteks 2. Peetruse 1:3 ütleb nii. Tema jumalik vägi, mis ta meile on andnud, sa oled uus loodu. Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks, vagaduseks, tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud oma enese kirkuse ja väärikusega. Ära tee nägu, et sul seda ei ole. Jumal ütleb, ma olen andnud. Kadunud poeg, tead, hakkas enne mõtlema. Oi, näe, mul on see nii kehva olukord. Tead, söön sigadega ühes solgikausist, eks ole ju. Ta hakkas ju mõtlema, mis on tema isa juures kodus. Ta ei olnud isa, kes ta andeks saanud. Ta arvas, et tal ei ole väärt isegi poeg olla. Aga kuidas isa suhtus sellesse?
Kas isa mõtles, no nii, nüüd ta võttis meie varanduse, kulutas ära ja siis nüüd, noh, ma panen talle muidugi mingi protsendi peale, kui ta kunagi tuleb, võib-olla ma ei näegi oma elus teda kunagi. Eks ju, ta võis ju ka nii mõelda, et ma ei näegi seda poega enam kunagi. Tegelikult heldus, mida isa osutas, see pani meelt parandama, kui suur on isa heldus. Siin ei olnud see koht, nagu me ütleme, et Jumal valmistas valguse ja tegi pimeduse. Vaata, see poiss oli pimeduse sees. See valgus, mis Jumal oli niivõrd oma poja, või ütleme, ma räägin see kadunud poeg ja isa. Siin on isa konkreetne, tegelane. Ta oli nii helde isa. Ta nägi oma poja varju tulemas. Ta jooksis talle vastu. Ta ei öelnud talle, nii poeg, nüüd me teeme nüüd niimoodi, okei, sa võid küll minu majas elada, aga mingi protsent läheb ja nüüd sul tuleb teatud... Ta räägi mitte midagi sellest. Absoluutselt mitte midagi. Ja täpselt siin on ka see. See poeg oli pimeduses, ta oli. Ja tänu sellele, et Jumal on valgus, me tõdeme, me läheme valgusest ära, siis me lähemegi sinna pimedusse. Ja Jumal ongi, vaata nagu mina, kui ma suudan seda teile välja, see on hästi, kui ei suuda, siis võib-olla jahvatan veel 2-3 korda, et see, kui keegi annab sulle valguse, ja sa ei võta seda valgust vastu, siis Jumal ütleb, tänu sellele on sinu elus nüüd pimedus. Ma tõin sulle õnnistuse, ma tõin sulle õnne, ma tõin sulle kõik head andid. Ta ütleb, et sul on jumalik vägi antud. Ma olen selle kinkinud, ma ei ole sellest mitte midagi tahtnud. Ma olen selle kinkinud, et sul oleks kõik eluks vajalik vagaduseks, Jumala tundmiseks. Ta on sind kutsunud oma kirkuse ja oma väärikusega. See on Jumala sõna, see ei ole mingisugune minu eriline privileeg seda nagu täna öelda, vaid see on Jumala sõnas kirjutatud. Üks niisugune näide, et mõrvar läks pärast kohtuprotsessi ühe ütleme näiteks tütar tapeti ära. Ja nüüd on kohus ja kohtuprotsess lõpeb sellega, et see saab eluaegse, nüüd vist ei olegi enam see, et saab surma, eks ole, surma ei mõisteta, vaid ütleme, saab eluaegse. Ja nüüd tuleb siis mingisugune, ma ei tea, vaata pärast kohtuprotsessi tulevad meil ikka need ajakirjanikud ja ütlevad niimoodi, kas sina oled nüüd rahul, et õiglus sai nüüd jalule? Kas sa oled rahul, et näed, õiglus võidutses nüüd, et ta sai oma karistuse? Mina ütleks selle isa kohta, mis õiglusest sa siin räägid? Kas see on õiglus? Kui minu tütar tuleks tagasi sealt, vaat siis oleks õiglus. Ja vaat seda tegigi isa, meie Jumal. Ta võttis selle. Me olime tegelikult surma määratud. Olematud inimesed, täiesti olematud lahus Jumalast. Ja nüüd ta tegi meid elavaks oma poja läbi. Ja see on absoluutselt kõigi jaoks, aga kõik ei võta seda vastu. Ta tegigi meid elavaks, uueks looduks. Ja kui me kritiseerime ennast, me kritiseerime oma ande, me kritiseerime oma olemist, me kritiseerime, millised me oleme. Oh, issand, anna meile andeks. Anna meile andeks, et me võtaksime vastu seda, mida sa oled meie jaoks teinud. Me tegeleme pisiasjadega. Me tegeleme nii ajutiste asjadega. Tead, 2 volti kuskil külje peal või siis näos on kortsud, kuulen, ma lähen hambaarsti juurde, noor medõde tuleb sinna palatis, ütleb niimoodi, ma pean nüüd kortsudega tegelema. Ma ütlesin, kuulge, noored naised, mida te räägite? Kus teil need kortsud on? Te ei teagi, mis asi on. Mõelge selle peale, ma olen sellest läbi läinud ja teate, ma olen uhke nende kortsude üle. Nad on need, mis nad on. Me peame olema, nagu öeldakse, me näeme vaevad, et me tegeleme nüüd see, mis ta on seal televisioonis ka, kuidas tema koorib, ma vaatasin seda kodustiili, see hunt, Preili hunt, 30-aastane. Oi, ma olen midagi elus hästi teinud, mulle ütles massažöör, et mul on 25-aastase naise, tegelikult ma olen 30. Ja siis, näe, ma olen elus midagi õigesti teinud. Kuulge, andke andis, need on pisiasjad, sa nagu nii kallikene vananed. Tore, et sa õõrud oma nägu ja keha. Selle vastu pole kellelgi, tee edasi, see on hästi. Aga tihti me teeme sellest mingi tohutu suure asja. Ja just täpselt, oma hinge on see kõige viimane asi, millega me tegeleme. Ja siis, kuidas Jumal tuleb selles samas sõnas ja ütleb siin,
ainult sinu juures on Jumal ja teist ei ole ühtegi muud Jumalat. Tõesti, ma loen jälle siit 45. Jesajast. Tõesti, sina oled ennast varjav Jumal, Iisraeli Jumal ja päästja. Häbenevad ja piinlikkust tunnevad kõik üheskoos. Häbiga lähevad ebajumalate sepad. Aga issand päästab Iisraeli igavese päästega. Teil ei ole vaja häbeneda ega tunda piinlikkust, iialgi mitte. Mina olen küll tundnud vahest mingite asjade suhtes, kui ma Jumalaga koos olen käinud, piinlikkust, aga Jumal ütleb, ära tunne piinlikkust. Isegi kui sa vahest aru ei saa, vaata konteksti. Mina olen Jumal, kes olen loonud kõik. Ma olen tegelikult õnnistuse mõtetega sinu peale mõelnud. Siin see Jesaja kirjakoht ütleb, mina annan õnne ja toon õnnetuse. See on mõne jaoks õnnetus, kui ta oma hinge eest hoolt ei kanna. Aga see on ju tõde, eks ju. Ja see on nagu, Jumal võtab nagu vastutuse endale, et mina olen selle nagu teinud selle substantsi, et mina olen selle, ma tõin õiguse esile. Ja nüüd teie, kes te tahate valet käia, siis teie jaoks on see ju kõver tee, eks ole. Mulle meeldib tohutult, ma ei tea, miks ma seekord seda rohkem niimoodi nägin kui kunagi varem. Ütlevad, ma ei kuule Jumala häält, ma ei kuule, mis Jumal mulle räägib. Piibel räägib, et ma räägin oma lammastega. Johannese 10:2-4 vist on seal niimoodi. Mu lambad, ta ütleb lausa nii, mu lambad tunnevad mind ja mu lambad kuulevad mu häält. Mitte nad ei kuule, vaid nad tunnevad ka teda. See on täpselt öelnud, mõlemad sõnamääratlused on seal kirja pandud. Heesekel ütleb, te olete mu lambad, mu karja ma kari. Teie inimesed, ma olen teie Jumal, ütleb issand Jumal. Ajage, meil on teatud ülesanded antud küll. Ja me mõtleme, kuidas saaks ennast nüüd nii pühaks teha Jumala jaoks, kuidas saaks nii õigeks teha, kuidas saaks seda teist ja kolmandat teha. Jumal ütleb, ajage välja kurja vaime, pange käed peale, tehke haiged terveks. Me justkui tahame ise ennast äkki pühaks teha. See ei õnnestu meil, kohe kindlasti mitte. Valet me oleme uskuma jäänud. Vahel tuleks tõesti öelda selle niimoodi, et vabanege teemonitest, kes ütlevad teile, et teil ei ole ligipääsu Jumalale. Te peate vabanema takistustest enda seest. Kus on takistused sinu sees? Vaat need on nüüd prohvetlikud sõnad, mida ma nüüd räägin. Issand sirutab käe ja ütleb sulle, ma raputan sind, ma kujundan sind uuesti, ma lähen ja töötlen ümber, mis on valesti. See raputamine pole sulle hirmutav. Saate hääle, mis ütleb, sa ei kuule, sa ütled selle vastu, see on vale. Ma jäädavalt vaigistan selle ääre, ma kuulutan selle välja Jeesuse Kristuse nimel. Püha vaim ütleb, ma tulen selle röövelliku vaimu vastu, kes on toonud sinu ellu osades sfäärides kinnihoidmise. Ma avan, mis on kinni hoitud, mis on suletud. Nüüd, kui sina ütled, ma ei näe võib-olla, kui Jumal minuga kõnetab, ma ei näe pilte, ma ei näe. Ma ei kuule, kui Jumal räägib. Ma ütlen sulle, kuuluta välja oma suusõnadega, ma kuulen oma Jumalat, ma näen oma Jumalat. Nii nagu sa ütled, ma tunnen oma Jumalat ja ma kuulen oma Jumalat, sest ta ütleb, sa oled minu lammas, ma räägin sinuga. See on saatan on midagi kinni pannud. Ta on kinni pannud, sa oled ise oma suusõnadega kinni pannud. Vaat seda sa oled teinud. Oma suusõnadega oled sa ennast kinni pannud. Nüüd tee lahti ja ütle, ma kuulutan, sest kui palju me mõtleme. Ma ütlen, et see aeg on läbi, hakake välja kuulutama. Ja tegelikult minu meelest oli see 2020, kui tuli see prohvetlik sõna, kuulutage välja, mäletad? Siis tuli see täiesti nagu prohvetite poolt see välja ja kui ma siis ühel päeval nii tugevalt ma tajusin äkki ära, ma muudkui mõtlen ja mõtlen. Ma tõesti tegelesin just see hetk mingi asja mõtlemisega. Mida sa mõtled? Kuuluta välja. Kuuluta välja. Sa oled palvetanud seda. Sa oled leidnud selle kohta sõna ja nüüd kuuluta välja. Kuuluta välja. Me oleme ühenduses Jumalaga. Kui sa kritiseerisid ennast, võrdled varasemaga,
siis sa pead rääkima ja kuulutama oma võimest, vaimuga ühendusest. Sa oled taevastes paikades. Me hakkaksime, Jumal ütleb, ma tahan, et sa hakkaksid pühakirja partneriks. Ja täna ütle Jumalale jah. Ma tahan olla pühakirja partner. Teie sõnad, mida te ütlete, on üliolulised. Ärge kritiseerige, ärge alahinnake, ärge arvustage ennast, ärge alahinnake oma ande. Enamasti neid ei võeta ära. Sa ära pane ise ennast oma sõnade vanglasse surema. Eriti, kui see pole see, mida sa ei taha. Ära vaata tagasi, ära igatse rohkem, nii nagu Loti naine, ta igatses kõike seda maist palju rohkem. Vaataks ikka korra veel tagasi, tal oli öeldud sulle, ära vaata tagasi, mine edasi. Kuidas me saame edasi liikuda, kui me pidevalt vaatame tagasi? Oi, siis oli. Me ei iialgi, Jumal ütleb, et sa pole näinudki midagi. Ma olen seda palju kordi seda prohvetlikku sõnumit öeldud, et Jumal ütles mulle, sa pole õieti midagi näinudki. Sa pole õieti midagi minu omast, ma olen ikka näinud, noh. Vaenlane on see, kes tahab varastada su nägemise. Selle tahab sulle selgeks teha, et sa ei kuula oma issanda häält. Miks? Sellepärast, et Jumal tahab, et sa oleksid tema partner, sa oled ühenduses oma Jumalaga, ta armastab sind. Ta on sinu poolt, mitte kunagi sinu vastu. Ära räägi pidevalt, mida teemonid räägivad. Issand ütleb, tead, ma ei taha tegelikult üldse teada, mida teemonid sulle räägivad. Näiteks ma toon, miks ma niisuguse lause siia panin, ma tegelen mõnede inimestega ja nad ütlevad mulle, oi, ma nüüd suren ära, nüüd ta tapab mind ära, teemon nüüd ründab mul seda, teist ja kolmandat ja nüüd ma suren ära, oi, nüüd ma suren ära, tule ja aita mind, tule aja nad välja. Nii, siis me palvetame koos, läheb 3-4 päeva mööda, aga ta ei tee mitte midagi selleks, et päriselt hakata tegelema oma mõttemaailma muutmist ei toimu seal. Kuigi ta ütleb, ma olen Jumala laps. Aga ma arvan, et ma tegeleks sõnaga, ma uuriks. Jumal tuleb meile sinna vastu ja appi, kus me oleme. Aga tihti me ütleme, oi, nüüd ma suren ära. No kuule, mida sa räägid enda üle? Milliseid sõnu sa kuulutad? Või näiteks, kas või üks härrasmees. Oi, mul ikka ei ole püha vaimu. Ei, ma tahaks ikka püha vaimu ristitud saada. Ja siis tuleb mingi, ta ei tunne seda väge ära või ma ei tea, milles asi on. Jumal ütleb, et kui sa küsid, ma annan sulle. Mina ei tea, milles on probleem. Aga mida ma olen tähele pannud, inimene kogu aeg räägib, mina ei saa seda vaimu, minul ei ole seda vaimu, minul ei ole püha vaimu, mina ikka ei ole vaimuga ristitud. Ma saan aru, et kui ka ei ole, mis sa sellest kogu aeg taagutad, noh. Miks sa räägid enda üle neid asju, mida sa ei taha? Vaat see oli mul see mõte ja näide siin, ma ise nii elevil, ma ise nii põnevile. Nii, et me tihti tehisintellekt, kui õudne asi. Me oleme elanud 10 aastat juba infoajastust veel rohkem. Infoajastus, see on saatana üks päris hea väljamõeldis on see info. Me kõik tahame infot saada. Mis siis saab, kui ma seda infot äkki kätte ei saa? Oi, mis siis küll saab? Mitte midagi ei saa, ma võin sulle öelda, õnnelikumalt elad. Tehisintellekt ei ole mingi probleem, vaid see, kas te teete Jumalast selle esimese, kelle poole te abi pöördumisega, kus te infot saate. Kas sa lähed ainult Google'isse ja sellesse AI-sse abi küsima või sa küsid kõigepealt, püha vaim, mis on see? Ilmutus sa ei saa, infot sa võid igalt poolt saada. Nii et mõnda asja tuleb meil õppida, tulebki kasutada Google'it ja vahest võib-olla GPT-d ka, aga see on õppimise aeg. Aga tead, see infoajast info on saatana meistriteos. Me saame ilmutuse ainult oma issanda käest. Ja mis ma sulle ütlen? Ma ütlen, ütle täna, toimiku lõks läks plõksuga lahti. Öelge täna jah. Ära vaata enam inimeste peale, ära vaata, mis nad on teinud, mis nad on tegemata jätnud. Keskendu minule. Mina olen Jumal ja mina olen see, kes teen tööd sinu sees, mida ma alustasin, ma teen seda edasi. Ja kui need prohvetid, mida mina sain oma tunnetuses ja mida need prohvetid ütlesid täpselt samamoodi, inimesed räägivad ise enda üle negatiivseid sõnu või nähendab, ta ise ei taha seda, aga ise muudkui räägivad. Kuulutame muud. Ärge kritiseerige ennast. Ja ka see, et on ajastu hakata välja ütlema asju. On ajastu teada, mis sõna ütleb.
ja kui Jumala sõna läheb siit edasi, see Jesaja 45, sest nõnda ütleb Issand, 18. salm, taevaste looja, tema, kes on Jumal, maa vormija ning valmistaja, tema, selle rajaja, ei loonud seda tühjaks, vaid on valmistanud selle, et seal elataks. Sellel maal on mõte, see ei ole mingi, saaksid ometi minema. Mina olen Issand ja kedagi teist ei ole. Ei ole ma rääkinud salajas maa pimedas paigus. Ei ole ma öelnud Jaakobi soole, otsigi mind ilma aegu. Mina, Issand, kõnelen õigust ja kuulutan, mis on tõsi, aga teie muudkui otsige mind, teil kuni mind ei leia. Halleluuja, halleluuja, fordistab ma. Ja 46, kuigi ma seda ei planeerinud, see salm läheb edasi, te võite kodus selle 45 täiesti lõpuni lugeda. Ei ole muud Jumalat, ütleb siin keskel, kes oleks õiglane Jumal ja päästja, mitte ühtegi pole teist. Kes algusest alates kuulutab lõppu, see on 46:10. Tõesti, algusest alates ta kuulutas lõppu. Ta rääkis meile, et teile tuleb päästa, teile tuleb lunastaja, teile tuleb lepitaja. Siis teie sisse hakkab elama, teie sees elab vaim, Jumala vaim. See vaim õpetab teid. Kujutate, see on kõik ette kuulutatud, ette räägitud. Ja 46:10. Kes algusest alates kuulutab lõppu ja aegsast ette, mida veel ei ole tehtud, prohvetlik teenistuseks, kes ütleb, minu nõu läheb korda ja ma teen kõik, mis ma tahan. Ma ei tea, kas sa said täna aru sellest, mis ütleb, et Jumal annab õnne ja toob õnnetuse. Et tema suur armastus, suur jäägitu armastus on loonud selle, et osad ei võta vastu, sest Jumal on mida teinud? Ta on jätnud inimesele vaba tahte ka sellest lahti öelda. Ja ta samas ütleb ise, selle tõttu nad võib-olla pärast saavad aru. Aga selle tõttu on ta loonudki õnnetuse. Mitte, et ta seda õnnetust on iseenesest valmistanud mulle, et ma oleks see õnnetu. Ei, see pole see. Ma loodan, et ma suutsin selle teha teile mõistetavaks. Ja sellepärast, Isa, ma lihtsalt palun. Ma palun sinu sõna üle. Ma tänan sinu sõna suuruse üle. Ma tänan, et me võime täna tõesti öelda, kõik see, milles ei ole tegelikult olemise olemust, ei ole üldse seda substantsigi olemas olla, on kurjus, on vale, on õelus, on kadedus. Sellel ei ole pimedus, seda pole olemas. Aga tänu sellele, et Jumal lõi õigluse, Jumal lõi tõe, Jumala tõde on algusest peale olemas, valgus on tema olemise viis, armastus on tema olemise viis, halastus, andestamine on tema. See kadunud poeg, kui ta tuli sinna koju, siis see oli see, mida poeg imestas. Kuidas isa talle niimoodi andeks andis? Ta isegi ei tuletanud meelde, mingeid protsente, mingit laenugraafikut ta ei teinud. Ta pani kõik selle. Isa, ma tänan, et me võime ikka veel mõista, kui suur on su armastus oma laste suhtes. Ja siis osad küsivad, no mis vahe siis sinul on, kui sa oled Jumala laps ja mina ei ole? Vaat mul on need kõik muud. Ei, seal on väga suur vahe. Ja ma üldse ei peagi teile aru andma. Minu Jumal õnnistab mind. Minu Jumal on minu elupäevade tagatis. Minu Jumal on minu jõud. Ma lähen läbi headest päevadest, halbadest päevadest. Ma oskan olla rikkuses. Ma olen täiesti tänulik kitsikuses Jeesuse nimel. Ma tänan sind, Jumal, et me ei tõmba sind välja kontekstist. Me võtame sind terves tükis. Sa oled suur Jumal, palju hoomamatum, kui üks inimene suudab rääkida või et meie suudame mõista. Aga midagi sa oled meile ilmutanud. Ja me oleme üliväga tänulikud. Ma õnnistan igat ühte, kes täna kuulas seda sõna, kes kuulab järele. Issand, ma purustan selle teemoni, kes meile valetab, see tähelepanu vajadusega teemon, kes kogu aeg tahab, rääkige minust, rääkige minu tegudest, see on lõpetatud. Ma vabastan uksed, ma löön lahti need riivid, ma ütlen, et sa oled Jumala armas tütar ja poeg, sa kuuled Jumalat, sa näed Jumalat, sa tunned teda, sa tajud teda iga päevaga enam ja enam. Ta on sinu Jumal, ei ole ühtegi teist. Ja sellepärast, isa, ma õnnistan sind sinu lapsena, kes sa kuulad
järele või praegu. Ma õnnistan sind sinu poja seisuses. Ma õnnistan sind perekonda kuulumises. Ma õnnistan sind, et sul on suur süda nagu su isal. Sa oled ustav nagu su isa. Sa oled mõistlik nagu su isa. Me täname, issand. Õnnistatud olgu meie tütred ja pojad, õnnistatud olgu meie abikaasad, õnnistatud olgu meie päevade mõõde, õnnistatud olgu meie mõtted, õnnistatud olgu see kutsumine ja need annid, mis Jumal on meile andnud. Jeesuse nimel. Aamen.